Nüüd Gazasse, kus rahunõukogu teatas, et Maroko kuninglikud relvajõud on uusimad liikmed, kes liituvad rahvusvahelise stabiliseerimisjõuga. See on organ, kellelt oodatakse rahuvalveoperatsioonide juhtimist president Trumpi vaherahu järgmises etapis alates oktoobrist 2025. Et teemat edasi arutada on meiega liitunud Anat Levi, Iisraeli-Maroko suhete ekspert ja endine Iisraeli missiooni liige Marokos. Anat, aitäh, et oled meiega siin 24 News Englishis. Aitäh, et mind kutsusite. Kui oluline on Maroko otsus saata planeerimisohvitserid Gaza rahvusvahelisse stabiliseerimisjõudu? Eriti arvestades, et see on üks esimesi Abrahami lepetega liitunud riike, kes võtab aktiivse rolli sõjajärgses Gaza julgeolekus. Mida see tähendab? Ma arvan, et kõigepealt peame tunnistama, et see on alles väga algusjärgus. Samm, mis keskendub rohkem koordineerimisele ja planeerimisele, mitte tegelikule vägede paigutamisele koha peal. Ja ma arvan, et võid ka mainida, et see, mida me näeme, on Maroko pühendumuse jätkumine varasematele rahunõukogu ja ISAF-i puudutavatele kokkulepetele. Muide, Maroko ei ole rahunõukogu tavaline liige. See on üks 3 asutajaliikmest. Seega peab ta olema eeskujuks. Kas te ootate, et Marokost tuleb mingisugune siseriiklik vastukaja? Kuidas marokolased sellele uudisele reageerivad? Ja, ma arvan, et Marokos ei ole selle üle eriti palju arutelu. Sellest ei räägita avalikus meedias eriti palju. Ma arvan, et see toimub peamiselt julgeolekuringkondades ning tavaline Maroko avalikkus on rohkem hõivatud siseküsimustega, mitte selle teemaga. Aga ma arvan, et hilisemates etappides, kui vägesid tegelikult paigutatakse, näeme tõenäoliselt Maroko avalikus meedias selle vastu suuremat huvi. Kui need väed on tegelikult Gaza sees paigutatud, kui kaugele on Maroko armee valmis minema, et tegelikult kaitsta niinimetatud rahu Gazas? Jah, ma arvan, et neid küsimusi arutatakse kitsastes ringkondades ja on veel liiga vara teada. Võime ka mainida, et Iisraelis toimuvad valimised ning kogu poliitiline olukord piirkonnas on praegu üsna habras. Ja ma arvan, et kõik need küsimused tuleb uuesti esitada pärast neid valimisi, kui olukord on selgem. Aga ma arvan, et Marokot nähakse selles piirkonnas riigina, mis hoiab stabiilsust, tahab olla kaasatud, omab suhteid nii iisraellaste kui ka palestiinlastega ning suudab erinevaid jõude kokku tuua. Samuti kogu piirkonnast, isegi Katarist, kellega tal on head suhted. Seega arvan ma, et Maroko roll kõiges selles, samuti deradikaliseerimises ja rehabiliteerimises, näeme hilisemas etapis väga aktiivset Marokot. Ja mitte ainult kaitse- või julgeolekuringkondades, vaid ka pikaajalises muutuses, mis loob stabiilsust ja mõõdukust. Aeg annab arutust. Kui räägite praegu Maroko osalemisest, sellest esimesest sammust rahvusvahelises stabiliseerimisjõus, kas see avab siis ukse ka teistele araabia või moslemi enamusega riikidele liituda sarnaste missioonidega? Kas see on esimene samm selle avamiseks ka teistele naaberriikidele? Ja, ma arvan, et see võib potentsiaalselt nii olla, aga seda saame öelda alles hilisemas etapis. Sest üldine olukord piirkonnas praegu, arvestades kõike, mis toimub Hormuzi väinas ja ka meie piirkonnas, on endiselt väga habras, nagu ma ütlesin. Nii et ma arvan, et pärast oktoobrit ja novembrit, pärast valimisi oleme targemad. Ja ma arvan, et need riigid on valmis astuma teisi ja sügavamalt suunatud samme, arvestades seda kindlust, mida me näeme. Miks mõjutavad Iisraeli valimised ja nende tulemused Iisraeli suhteid mõne teise araabia või moslemi enamusega riigiga, eriti Marokoga? Sest ma arvan, et selliste väga tundlike sammude puhul tuleks neid samme astuda hoolikamalt, ettevaatlikumalt, teades, et tulemus oleks positiivne ja mitte siseneda nendesse valdkondadesse teadmata, kellega sa töötad, mis on nende eesmärgid. Ja ma arvan, et see ongi peamine põhjus, miks neil on vaja teada, kes juhib Iisraeli valitsust ja kas Hormuzi konflikt lahendatakse õigel viisil, mis looks stabiilsuse kogu piirkonnas. Ja arvestades hiljutisi tegevusi ja sündmusi ning selle teemal laiemat globaalset tähendust,
arvan ma, et nende küsimuste osas on endiselt ebakindlust. Anat Levi, väga tore, et olete meiega i24 News Englishis. Kindlasti annab see aimu sellest, mida võime tulevikus oodata. Aitäh, et jagasite oma teadmisi. aitäh!